tere tulemast, kallid neitsid! Siin on teie jaanuarikuu teise poole ülevaade. No nii, olge ettevaatlik oma nii-öelda emotsioonidega või emotsiooni plahvatustega. Need on teile endale sellel kuu lõpus kahjulikud või võivad saatuslikuks saada. Teie nii-öelda liiga entusiastlik ja tuline lähenemine osadele teemadele on teie enda jaoks komistuskiviks. Võtke pigem rahulikult ja oodake enne, kui ütlete või tegutsete, sest vastasel juhul teie lõppeesmärk võib üldse ära kaduda või siis kättesaamatuks muutuda või kaugemale lükkuda, kui te liiga nii-öelda mõõk või nui ees peale lendate olukordadele. See kehtib nii tööalastes kui ka lähisuhetes või sõprussuhetes. Teie nii-öelda läbematus või kannatamatus võib saada teile endale selleks bumerangiks, mis teile tagasi lendab. Ja ahvatlus võib olla just neid asju läbematult ja kohe ja kiiresti saada ja teha on suur, aga see ei ole see aeg ja koht. Praegu ei saada neid asju kiiresti. Oht on ka langeda nii-öelda muude ahvatluste nii-öelda ohvriks, mis võib olla alkohol, mis võib olla mingisugused muud meeldivad tegevused, nagu võib-olla niisama laisklemine ja samas siis te näitate näpuga kellegi teisele peale, kui tema seda sama teeb. Te peaksite endasse suhtuma samamoodi nagu teistesse ja vastupidi. Ehk siis need asjad, mida te enda juures ei kannata, neid ei kannata ka tõenäoliselt teiste inimeste juures, et peeglisse vaatamise kohad tekivad teil selle kuu lõpus. Kui keegi teie ellu tuleb, kes teid tohutult häirib või mingil põhjusel ei meeldi, siis mõelge, millised tema omadused on tegelikult teie enda omadused, mida te enda juures võib-olla ei kannata või ei salli. Ja kas äkki te saate isegi midagi ise ära teha selleks, et muuta neid? Või siis mõistate, et teie nii-öelda vastumeelsus teise inimese vastu on täiesti põhjendamatu, kuna teile ei imponeeri tema juures asi, mis on teie enda jaoks nii-öelda teie varjatud viga, mida te ei taha kas tunnistada endale või tunnistate, aga ei taha tegeleda või mis iganes see asi juhtub olema. Ehk siis sellel kuu lõpul rahulikult järele mõeldud ja ei ole vaja ärbelda igal pool ja esimene olla või esimeseks ennast just nagu arvamusliider olla igal pool. Sellega kaevate endale augu, millest on pärast päris keeruline välja tulla. Aitäh ja olge hoitud!